Iraan ähvardab juba avalikult Ukrainale raketirünnakut teha ja lubab karmilt kätte maksta. Põhjuseks on Ukraina operatsioon Kaspia merel. 25. juulil tabas Ukraina julgeolekuteenistus seal Vene raketikaatrit ja 2 laeva, mis on rahvusvaheliste sanktsioonide all ja mida kasutati sõjaliste veoste vedamiseks Iraani ja Venemaa vahel. Iraan teatas, et ühel laeval hukkus meremees ja veel üks sai vigastada ja pärast seda, nagu öeldakse, läks kõik käima. Iraani välisminister Abbas Arakchi avaldas otsese ähvarduse Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski aadressil. Pro-Iraani Telegrami kanalid on juba avaldanud Iraani rakettide ulatuse kaardi, vihjates sellele, et nad võivad rünnata. Iraani parlamendisaadik Ibrahim Azizi ütles, et Ukraina, tsiteerin, saab peagi aru oma tegude hinnast. Volodõmõr Zelenski vastas rahulikult, kuid üsna karmilt. Iraanlased ja põhjakorealased juba niigi sõdivad Ukraina vastu lihtsalt teisel kujul. Ja siin ongi peamine küsimus, mida me täna ausalt arutame. Mis tegelikult nende ähvarduste taga on? Kas Iraan on tõesti võimeline Ukrainat füüsiliselt ründama? Või on need lihtsalt kõlavad avaldused? Ja miks nimetavad lääne analüütikud Ukraina kaasamist Iraani konflikti juba teiseks sammuks uue maailmasõja suunas? Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole, seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Alustan sellest, mida täpselt Iraanis öeldi, sest retoorika on seal järjest teravamaks muutunud. Esimesena esines Iraani välisminister Abbas Arakchi. Ta süüdistas Ukrainat laeva ründamises, nimetades seda ÜRO põhikirja räigeks rikkumiseks. Ja pöörake tähelepanu sellele, et selline väide esitati ilma igasuguste tõenditeta. Ta väitis, et käsu rünnakuks andis väidetavalt Iisrael, püüdes Euroopat sellesse sõtta tõmmata. Vabandust, aga loogika on nii rumal, et ma isegi ei tea, kuidas seda kommenteerida. Vihja sellele, et Volodõmõr Zelenski on juut. See tähendab, et Iisrael andis talle käsu rünnata Iraani laeva ja ta väidetavalt tegigi seda. Aga Arakchi unustas lisada, et Iraan tarnib Venemaale sõjalise otstarbega kaupu, mis seejärel ründab Ukrainat ja Iraan teeb seda Kaspia mere kaudu. Arakchi kutsus ÜRO Julgeolekunõukogu, Euroopa Liitu ja rahvusvahelist kogukonda üles võtma meetmeid Ukraina vastu ja võtma vastutusele selle rünnaku korraldajad. Ta hoiatas otse, et see löök, tsiteerin, ei saa jääda vastuseta. Seejärel liitusid vähem ametlikud, kuid agressiivsemad Iraani hääled. Iraani parlamendi saadik Ibrahim Azizi ütles, et Iraan ei jäta vastuseta enda vastu suunatud tegusid ja, tsiteerin, Ukraina saab sellest peagi aru. Seda avaldust tõlgendati kohe vihjena sellele, et Iraan valmistab ette otsest lööki Ukraina pihta. Samal ajal läksid pro-Iraani Telegrami kanalid veelgi kaugemale. Nad hakkasid levitama Iraani rakettide tegevusraadiuse kaarti ja ähvardasid avalikult rünnakutega Ukraina vastu. Lähis-Ida analüütiline kanal Middle East Spectator pöördus otse Volodõmõr Zelenski poole, tsiteerin, peene löögiga. Peene meeldetuletusega, et kogu Ukraina territoorium asub Iraani ballistiliste rakettide tabamisraadiuses, sealhulgas ülirasked raketid Karam Shah 4. Samas objektiivsuse huvides märgin ära ühe väga olulise asjaolu. Ametlikult ei ole Teheran teatanud raketirünnaku ettevalmistamisest Ukraina vastu ja tõenäoliselt ei teata ka edaspidi. Kõik, mis riigi tasandil olemas on ähvardused ja jutt sellest, et kuidagi vastatakse. Konkreetne jutt rakettidest tuleb Iraani parlamendi liikmetelt ja Telegrami kanalitest, mitte ametlikest sõjaväelistest avaldustest. Muide, Volodõmõr Zelenski vastas üsna rahulikult. Briti telekanalile Sky News antud intervjuus ütles Volodõmõr Zelenski, et tegelikult on Iraani rünnak Ukraina vastu juba aset leidnud, lihtsalt teises vormis. Tsitaat. Pean olema ausad, iraanlased ja põhjakorealased on meid juba rünnanud. Ja edasi meenutas Zelenski, millega täpsemalt.
Juba Venemaa täiemahulise sõja esimesel aastal Ukraina vastu andis Iraan Venemaale üle 1000 droone Shahed ja seejärel andis litsentsid nende tootmiseks. Mõlemad riigid, nii Iraan kui ka KRDV, toimetasid Kremlile droone, rakette, 155 mm kaliibriga suurtükimürske, kogu täiemahulise sissetungi vältel. Ilma igasuguste ettehoiatusteta ja nagu Teheranis praegu väidetakse, Kiievi poolset provokatsiooni. Lisaks tuletas Zelenski meelde 10 000 Põhja-Korea sõjaväelast. Juba sõtta Ukraina vastu kaasatud. Ehk siis Zelenski loogika on järgmine. Iraan on juba mitu aastat sõdinud Ukraina vastu võõraste kätega. Iraani Shahedi droonidega tapab Venemaa ukrainlasi igal ööl. Nii et rääkida Iraanist kui kannatanud poolest on lihtsalt naeruväärne. Samal ajal ei hoobelnud Zelenski, tuleb talle au anda. Ta tunnistas, et tuleb olla ettevaatlik ja teha kõik, et mitte lubada uue rinde avamist. Tema sõnul tuleb olla valmis selleks, et need Iraani poolt tulevad ohud võivad süveneda, on vaja juba praegu. Ehk siis president võtab neid ohte tõsiselt, kuid, nagu öeldakse, ilma liigse paaniktata. Nüüd aga peamine küsimus, kas Iraan on tegelikult võimeline Ukrainat ründama? Siin ma tuginen sõjalistele ekspertidele, mitte emotsioonidele ega paanikale. Vaatame selle koos üle, tuginedes sõjalistele ekspertidele. Alustame toimuva kainest hindamisest. Näiteks sõjaline ekspert, Ukraina relvajõudude peastaabi endine pressiesindaja Vladislav Seleznev ütleb otse, et Iraan vaevalt annab Ukrainale otsese löögi ja tema ähvardused võivad jääda vaid valjuhäälseteks avaldusteks, nagu seda on varemgi juhtunud. Aga Seleznev selgitab ka tehnilist poolt ning see on samuti oluline. Iraanil on tõepoolest ballistilised raketid, mis suudavad selliseid vahemaid läbida ja Ukrainani jõuda. Probleem on mujal. Nende trajektoor läbib kolmandate riikide territooriumi, näiteks Türgit. See tähendab, et Ukrainani jõudmiseks Iraani rakett peab lendama üle mitme riigi. Ja see tekitab Iraanile iseenesest suuri diplomaatilisi ja sõjalisi probleeme, sest see tõmbab need riigid tegelikult konflikti. Nad ei saa silmi kinni pigistada ja lihtsalt öelda, me ei näe, seal lendas Iraani rakett. Ei, see pole võimalik. Nad on sunnitud kuidagi reageerima, kas selle alla tulistama või esitama diplomaatilise protesti noodi. Vähemalt seda. Nüüd täpsemalt Arsenali kohta. Väljaanne Defense Express analüüsib, millega täpselt Iraan teoreetiliselt võiks Ukrainani ulatuda. Iraanil on keskmaa ballistilised raketid ja kõige ohtlikum neist kannab nime Khorramshahr. Nende ulatus on väidetavalt 4000 kilomeetrit ja teoreetiliselt võiksid need ulatuda Odessa sadamateni. Kuid võtmesõnaks on siin teoreetiliselt ja väidetavalt 4000 kilomeetrit. Sest tegelikkuses pole keegi seda raketti kunagi näinud tegutsemas. See on iraanlaste ja venelaste väide, et on olemas rakett Khorramshahr ja selle lennuulatus on 4000 kilomeetrit. Seetõttu, kui jätta kõrvale kogu see Teherani bravuurikas retoorika selle kohta, et Ukraina ründas Iisraeli käsul eesmärgiga tõmmata kogu Euroopa sõtta Iraani vastu, siis jääb alles vaid küsimus vahenditest, millega Iraan suudaks teoreetiliselt Ukrainat rünnata. See tähendab, et küsimus pole tahtmises, vaid tegelikes võimalustes. Ja need on Iraani jaoks juba tugevalt piiratud geograafia ja logistikaga. Ja on veel üks argument, miks Iraan tõenäoliselt ei hakka raketti Ukraina peale raiskama. Iraanil käib praegu sõda Ameerika Ühendriikidega. Tema ballistilised raketid on peamine trump Ameerika sõjaväebaaside vastu Pärsia lahes ja Iisraeli vastu. Kulut on nappi ja kallist arsenaali Ukraina ründamiseks, kuhu tuleb veel lennata läbi kolmandate riikide, on strateegiliselt lihtsalt mõttetu, kui neid samu rakette on vaja omaenda rindel. Aga tasub eraldi arutada, miks Iraan üldse nii teravalt ja järsult reageerib just Kaspia mere sündmustele, sest Ukraina tabas väga valusat kohta. Ukraina julgeolekuteenistuse operatsiooni mõte Kaspia merel ei ole lihtsalt paar laeva uputada, ei ole lihtsalt näidata, et me suudame nii kaugele lüüa. Ei.
Ukraina julgeolekuteenistus lõi konkreetse sõjalise varustuse kanali pihta Iraani ja Venemaa vahel. Tabamuse saanud laevad Port Olja 2 ja Begei on need alused, mis vedasid just sõjalisi kaupu Iraanist Venemaal. See tähendab just seda logistikat, mille kaudu Iraan on aastaid varustanud Vene armeed droonide ja komponentidega. Just sellepärast reageeris Teheran nii ägedalt. Ukraina paljastas ja hävitas mehhanismi, millega Iraan aitab ukrainlasi tappa. Ja Iraani reaktsioon on tegelikult tunnistus sellest, et Ukraina tabas täpselt märki. Samal ajal läänemeedia juba laiendab selle teema käsitlust. Nimelt, Ukraina julgeolekuteenistuse löök Kaspia merel on osa millestki palju suuremast. Ja Financial Timesi vaatleja Gideon Rahman kirjutas, et Ukraina ja Iraani konflikt võib saada teiseks sammuks uue maailmasõja suunas. Tema loogika on järgmine. Praegu on 3 sõda. Maailmas on need kõige suuremad. Sõda Ukrainas, Lähis-Idas ja potentsiaalne sõda Aasias Taiwani ümber ei ristu otseselt. Ehk siis need on kuskil olemas 3 eraldi lugu. Aga Rahmani arvates pole välistatud, et need võivad ühineda üheks globaalseks konfliktiks. Just nimelt Kaspia mere juhtum, kus Ukraina ja Iraan sattusid otsesteks vastasteks. Toob ta näiteks selle kohta, kuidas üksikud sõjad hakkavad ühinema üheks suureks sõjaks. Rahman märgib ka struktuurset probleemi. Praegu on raske eristada ühtset plokki, mis suudaks vastu seista Venemaale ja tema liitlastele. Ja Hiinal, lisab ta, on tõelised ambitsioonid tõrjuda Ameerika Ühendriigid maailma kõige võimsama riigi positsioonilt. Ja ta tuletab meelde ajaloolist seaduspärasust, et tõusva suurriigi soov võtta üle domineerima maailma jõuroll on minevikus alati viinud suurte sõdadeni. Praegu pretendeerib sellele rollile just Hiina. See tähendab, see, mida ta nimetab Kaspia intsidendiks, ei ole lihtsalt lugu Ukraina ja Iraani vastasseisust või Iraani ähvardusest Ukraina suhtes ja nii edasi. See on punkt, kus, nagu öeldakse, ühenduvad Ukraina, Lähis-Ida ja Aasia rindelõigud üheks vastasseisu sõlmeks, mis näeb välja järgmiselt. Ühel pool on meil Venemaa, Iraan, Põhja-Korea ja Hiina. Ja teisel pool Ameerika Ühendriigid, Euroopa ja nende liitlased. Ja siis lääne meedia toob välja viimase võtmetähtsusega detaili, mis näitab kogu, ma ütleksin, olukorra kahemõttelisust. Selle taustal Trump, selle taustal, et Iraan ähvardab Ukrainat, mis on juba ilmne, et Ukraina, olgem ausad, aitab ka mingil määral Donald Trumpi. Sest kui me katkestame varustuse Kaspia merel, siis me teeme haiget mitte ainult Venemaale, me teeme haiget ka Iraanile. Ja selle taustal ütles Donald Trump, et ta usaldab Vladimir Putinit ja Xi Jinpingi selles, et nad ei aita Iraani. Järgneb tema tsitaat. President Xi Jinping ütles meie hiljutisel kohtumisel Pekingis mulle, et Hiina ei anna ega müü mingil juhul relvi Iraani Islamivabariigile. See puudutab ka Hiina ettevõtteid. Vladimir Putin ütles samuti, et ei kavatse müüa relvi Iraanile. Ma arvan, et te teate, et ma usaldan neid. Juba täna, 27. juulil. Trumpilt küsiti, kuidas sa suhtute Zelenski sõnadesse. Sellesse, et Venemaa jagas vähemalt luureandmeid iraanlastega, et nad tabaksid täpselt Ameerika sõjaväebaase. Ja sellele vastas Trump, ma muidugi eriti ei usu seda, aga ma küsin Putinilt, kas ta andis selliseid andmeid või mitte. See pani mind vähemalt muigama. Ehk siis kujutage ette, talle öeldakse, Trumpile öeldakse, kuule, maniak, Putin petab sind. Ta sepitseb sinu vastu, ta aitab sinu vastast. Ta ütleb, ma küsin Putinilt, kas see on nii? Kuidas ta endale ette kujutab, et Putin ütleb, pagan, saite mu kätte. Jah, nii ongi. Loomulikult ütleb ta neile, ei, seda pole. Just see Trumpi naiivsus üllatab mind vahel. Aga siin tuleb välja veel üks vastuolu. Pentagoni juht Pete Hegseth ütles otse, et Hiina ja Venemaa toetavad oma tegudega siiski Iraani. Moskva võis anda Teheranile luureandmeid löökide suunamiseks või tehnoloogiaid, mis parandasid Iraani droonide täpsust. Veelgi enam, Venemaa võis Pete Hegsethi sõnul tõenäoliselt osaleda sihtmärkide valimisel Iraani jaoks. See tähendab, et olukord on täiesti absurdne. Olgu Zelenski, olgu.
Donald Trumpi enda kaitseminister ja luure ütlevad, et Venemaa ja Hiina aitavad Iraani. Aga Trump ütleb, et mina usaldan Putinit ja Xi Jinpingi ja kui on küsimusi, siis küsin isiklikult Vladimir Putinilt. Kas see on nii? Ja just see usaldus on meie jaoks otsene oht. Sest kui Trump pigistab Moskva, Teherani ja Pekingi liidu suhtes silma kinni, siis ta ei näe ka seda, et Iraani rünnak Ukraina vastu oleks sisuliselt sama Venemaa sõja jätkamine lihtsalt teisest suunast. Kokkuvõte. Iraan ähvardab Ukrainat kättemaksuga löögi eest Kaspia merel asuvatele laevadele, mis vedasid Venemaale sõjalisi kaupu. Ähvardused muutuvad järjest tõsisemaks, alates ametlikust ministrist Arakchist kuni Telegrami kanaliteni, kus jagatakse Iraani rakettide ulatuse kaarte. Kuid tuleb siiski kainelt hinnata ja öelda, et otsene löök Ukraina pihta on ebatõenäoline. Tehniliselt võiksid Iraani raketid ulatuda Odessani. Kuid nende trajektoor läbib kolmandaid riike ja Iraan ise kulutab praegu oma raketiarsealis sõjale ameeriklastega. Peamine, mida tuleb mõista, esiteks, Iraan on juba ammu sõdinud Ukraina vastu. Oma šaheditega, millega Venemaa ründab Ukraina linnu. Nii et tema pahameel on puhas silmakirjalikkus. Teiseks oli Ukraina löök Kaspia piirkonda täpne tabamus sõjalise varustuse kanali pihta Teherani ja Moskva vahel. Ja Iraani raev ainult kinnitab seda. Kolmandaks, ja see on kõige murettekitavam, lääne analüütikud näevad selles juhtumis juba märki sellest, kuidas eraldi sõjad Ukrainas, Lähis-Idas ja Aasias hakkavad vaikselt justkui ühinema. Üheks globaalseks konfliktiks, kus ühel poolel on Venemaa, Iraan, Põhja-Korea ja Hiina ning teisel poolel USA, Euroopa ja nende liitlased. Seetõttu jah, ei tohi löögastuda ja parem on olla pingestumiseks valmis juba praegu. Ja parem on olla ülemäära ettevaatlik ja teate valmis ka siis, kui pingestumist ei tule, kui et see juhtub ja me pole selleks üldse valmis. Siinkohal jätan mõtte lahtiseks. Teie arvamus, teie järeldused, kirjutage selle saate all kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Sellega on kõik, hoidke end, kõigile head aega!